mina annan alati endast kõik, aga vahepeal on olnud mul selline tunne, et mul läks hästi, aga pärast ma kuulen, et lavastaja, kes on vaadanud, et tal on mulle märkusi teha. Ja samas mul on tunne vahest, et ma vist täna ei suutnud neid märkusi realiseerida ja pärast lavastaja ütleb, et võt täna oli hea. Et selle etenduse puhul ma ei saagi aru, kas läks hästi või ei läinud. Proovis oli väga-väga huvitav just see, et kuidas su arusaamad muutuvad. Sellest, et kui palju näitleja tegelikult tahaks mängida ja kui palju ta tegelikult tahaks näidata ja kui palju ta tegelikult tahaks arusaadavam olla ja see on just nii tore, et see on kõik teistpidi. Selles suhtes ongi huvitav. Mina olen väga igatsenud sellist lavastust mängida, kus kõik minu meelest tekib vaata peas. Seda ei saa väga vaadata mingi, mis on ka väga tore, et seda ei saa vaadata sellise analüütilise mõtlemisega või et sulle, palun, kus see lugu on, palun näidake mulle seda ei ole. Ma ei saa midagi aru, mis see, et see on kõik väga tore. Selle lavastuse puhul on lihtsalt see, et kas see energia sünkroniseerub sel õhtul nende 5 inimese vahel või ta ei sünkroniseeru. Ja see on minu jaoks selle lavastuse õnnestumise mõõdupuu. Selle tüdruk, kes otsis oma vendi lavastusega, seal on üks hästi lahe hetk, mis mulle alati kohutavalt meeldib, mida mul teiste lavastustega nagu ei ole ma ei ole nagu sellist hetke kogenud. See on see esimene hetk, kus rahvas istub, Jürgen teibib ja siis sa lähed lavale ja see hetk, et seal tekib alati mingisugune väga kummaline vaakum. Mis on aru saada ka, ma ilmselt ise tõmbuks ka natukene krampi, kui keegi korraga nii ootamatult ilmuks alasti lavale. Ja see hetk, kus ma keeran siis sinna publikusse ja nüüd me siis oleme, et teie olete seal ja meie oleme siin ja et see minu jaoks nagu otsustab, et mis hakkab edasi saama, et kas see nagu, et kas nad nagu harjuvad ära või neil tekib nagu kohe selline kuidagi või et mis nagu saab, et see on alati hästi huvitav. Et sealt edasi läheb ta kuidagi nagu, tulevad juba teised ja me hakkame nagu rohkem omavahel toimetama, aga see esimene hetk on alati kuidagi hästi tore, et on nagu lava ja publik, et kas me siis kumb nagu esimese sammu teeb ja mis on nagu energiavahetuses toimub. Ma arvan, et meie taotlus on olla ikkagi see, et lase ennast vabaks ja lihtsalt usalda seda, mida sa näed, mitte ära hakka juurde mõtlema midagi.